protsendi ülesanne, väidetavalt 10 punkti sai selle eest maksimaalselt aastal 2005. Osteti 120 100 krooni maksev masin. Masina väärtus väheneb igal aastal 7,5% võrra. Kui masin oli ekspluatatsioonis olnud 8 aastat, tehti sellele 9. aasta algul 35 500 krooni maksev remont. Kui palju maksab see masin pärast remonti? Oot. 8 aastat. Aasta 2005. 2013 oli ju juba euro. Ei olnud krooni enam. Kas me peame selle ka arvesse võtma? Seda ei ole siin kirjas küll. Siin ei ole ka räägitud üldse millisest maast on jutt, võib-olla see ei ole üldse Eesti kroon, võib-olla see on Taani kroon. Hea küll. Ärme aja asja keeruliseks, aga kui see oleks Eesti tingimustes, siis peaks ju tegelikult eurodesse ümber arvestama. Oi, kui keeruline oli raamatupidamise ümber lülitamine kroonidelt eurodele. Niisiis. Aga mida õpilane kirjutas? Ta midagi siin lahendas ja kui nüüd vaadata seda lahenduskäiku siin, siis ta kõigepealt kirjutas algandmed välja, nagu peakski tegema. Ja siis ta arvutas 7,5% sellest summast ja arvas siis, et tegemist oleks nagu jadaga, et alati just see kindel summa maha läheb. Aga see ei ole nii. Ja siis ta on siin midagi lahendanud veel edasi, et pärast maksab 74 000 ja tundub veider, et selle ülesande eest 10 punkti saab, et äkki on midagi valesti tehtud. Ja ongi nii, siin on tegemist liitintressiga. Kui esimesel aastal väheneb 7,5%, siis väheneb sellest 120 000 100-st. Aga teisel aastal väheneb ju sellest uuest väärtusest 7,5%, mitte jälle sellest esimesest. Peakski hakkama seda asja üles kirjutama. Milline see liitintressi valem oli? Seda ma ei mäletagi, aga ma kirjutan selle tehte. Niisiis, 120 100. See tuli korrutada. Sulgudes 1. Ja nüüd vist oli see asi, et miinus. See protsendivärk. Ja 0,075. Ja astmesse 8 perioodide arv. Nüüd olekski hea kirjutada see valem siia. Et see on siis niimoodi, et lõppväärtus või siis niimoodi, ma kirjutan lihtsalt lõpp, võrdub algus korda 1 miinus, kuidas me nüüd seda, suurenemine või vähenemine, muut. Ja astmes perioode. Ja kast ümber ka. Selline valem. Seda ma siin siis nüüd kasutan. Nii et algväärtus on 120 100, muut on 0,075 ehk 7,5% ja 8 perioodi. Nii, mis ma saan nüüd? Kas tulevad siin tõesti nii ilusad arvud või peaks siiski kalkulaatorit kasutama? Proovin alguses vähemalt kalkulaatoriga. 1 miinus 0,075 on ju selline arv. Nii, see tuleb võtta
Noh, nüüd ma ei saa klahvile pihta. Astmesse 8 on selline arv ja korda 120 100 ja saame sellise arvu. Nii, siin on, võiks nüüd natukene vist ümardada 6, 4, 3, 6, 9. Vaata, siin on tegelikult vaja siis nüüd kasutada hoopis lainelist joont, sest ta ei võrdu ju sellega, see on ümardus. 6, 4, 3, 6, 9. Raamatupidamise amortisatsiooni ülesanne ja seda õpetatakse alles ülikoolis. Noh, paneks siia veel juurde ka midagi. 0,01587. Noh, paneme 0,2. Ja see on siis see uus väärtus. No, et umbes poole tõmbas alla 8 aastaga. Ja seejärel lisati sellele summale 35 500. Ehk siis kirjutakski sellele lisame siis nüüd 35 500 ja saame 99869. Kirjutan selle siia. 9, 8, oot. Mis ma nüüd räägin siis? See remont ju maksis. Nüüd on küsimus, kas see remondisumma suurendab masina väärtust või vähendab. Sest kui alguses ostetakse, siis tehakse ju mingisugune kulutus. Ja siis ikka peaks niimoodi olema, et kui me masinasse veel siin investeerime, teeme remonti, paneme midagi sinna juurde, siis see kasvatab väärtust, selle masina väärtust. Kui masin on põhivarana arvele võetud, siis põhivara väärtus suureneb remondisumma võrra, mitte ei vähene. Mis me siis saame? 9, 9, 8, 6, 9. Nii. 0, 2. Võime siia panna ka ligi kaudu ja krooni. See on siis see lõppvastus. See tuleks muidugi tekstina ilusti vormistada. Masin maksab pärast remonti ligikaudu 99 869,02 krooni. Miks me ei saa öelda siin senti? Sellepärast, et meil ei ole ju öeldud, milline see väiksem ühik on. Ja see on siin üldse ümardatud. See oligi selline lihtne ülesanne, aga tõsi jah, mille siis 10 punkti. Võib-olla selle valemi korrektse kasutamise eest ja siis lõpuks selle arusaamise eest, et tõepoolest remondisumma võrra masina väärtus kasvab.